tere hommikust! Päiksekiir, nagu mega hea ilm on. Ja siin ei teagi, mis riided panna. Selles juttes, et tuled hommikul kell 7 välja, ikka tundub, et on juba soe. Kuidas teil seal ilmaga on? Teate, ma tulin siia selleks, et tahtsin tänada teid kõiki, kellega ma olen kokku saanud. Kas päriselt või Zoomi kaudu, mida iganes. See on väga võimas teekond. See on väga võimas teekond ja mida rohkem ma sellel teekonnal olen, siis seda kihvtimaks läheb. Ja ma tahtsin tänada eilset kokkusaamist ühe huvitava noormehega. Vanus 37. Issand, küll liblikas on, ma pean teile näitama, ma ei tea, kas te näete. Vaadake. Opa, pani minema. Vaadake, ma näitan, kuidas memm läheb koju. Ma ei tea, kas te näete, oota, ma vaatan, kus ta on. Kurjam. Aga ta on juba seal. Ma ei tea, kas te näete, ma ei saa seda zoomida millegi pärast. No läheb koitse praegu. Kus ta on? Aha. Okei. Ja tahtsin seda ütelda, et teate, mis ma olen nüüd tähele pannud? See on nagu, sina kindlasti, kes sa juba oled teatud vanuses, siis mõtled, et mis avastus see veel on? Ma juba ammu tean seda. Mis sa teed? Ma jõudsin praegu alles selle avastuseni. Ma kohe jõuan sinna. Minu moodi ikka me läheneme asjadele keerutades. On ju? Ja siis nende, et te kauem siin kanalil püsiksite järelikult. Ma ei oska mitte midagi paremat välja praegu mõelda. Vaata, numeroloogiliselt on 3 sellist väga suurt kannapööret elus inimestel. Ma olen ise need läbi kogenud, kõik 3. Ja minu puhul peab paika. Ma ei tea, kuidas sinu puhul, eks siis ka kommenteeri, kas on käinud selliseid asju läbi. Keegi ütles, et linnulaul on, kostub läbi. Oota, ma teen selle klapi natuke teistsuguseks. Vaatame. Nii, nüüd te kuulete paremini. Siis ma vähemalt ei karju nii kõvasti. Vaat, see on ka mega ilus on. Ehk siis vanused on siis 25, 35, 45. Pluss miinus 2, 3, 4, 5 aastat. Igal ühel nagu erinevad. Nüüd on võib-olla maks 5. Enne või pärast. Nii nagu ma ütlesin, siis eile oli üks noormees 37 vanuses. Asse, vaadake, loodusfilm. Näete, jah? Kes seal on Lucy? Kes see on seal? Näete, jah? Ma praegu tunnistajaks, et siin midagi toimub. Vaat, ei tea, mis seal toimub. Loodusfilm. National Geographic on siin praegu. Te kujutate, kui palju seda National Geographicut meil siin on kogu aeg. Ja nagu räigelt lahe on, ei taha isegi rääkida ausalt öeldes. Ja niimoodi tihtipeale ma siin tuima pilguga lihtsalt olengi metsas aeg-ajalt. Ma valisin siit muuseas ühe kase endal välja. Rääkisin oma kalli emaga ja siis ema ütles, et sul on nii lahe kuusik seal, võtta endale üks kask ja vestleda ka. No sina, kes sa neid ei usu, siis ära kuula seda kohta. Ma valisin täitsa välja ja siis elukaasne ükskord tegi, et ma olin kasega 1 saanud ja siis ta, mis sa teed seal? Ma ütlesin, maandan energiaid. Aga ta teab, et ma olen veitsa selline Honolulu siis heas mõttes. Siis ta ei tee sellest eriti välja. Korraks küll nagu vaatas, mis asi see nagu on, mis sa teed seal? Naine, lõpeta kohe ära. Ei lõpeta, ma võtsin kasest kõvasti kinni. Ma näitan ka teile seda kaske. Vaadake, kui ilus. Ma ei jõu ikka asja juurde veel. Issand, tõesti ei näe seda ilu niimoodi, nagu mina näen. Vaatame, kus sa oled see ilus asi. Ämblikud on teinud kodusi igate moodi. Alright, lähme asja juurde, jaa. Ja, ma tean. Siis, no pekki ma pean ikka näitama. Ma ei tea, kas te näete, kase küljes on ka hästi palju neid ämblikuvõrke. Jõuame lähemale, siis ma näitan. No vot, ja siis need pöörded on sellised asjad. Mina ei oska ilusti rääkida.
oskan ilusti rääkida, aga ma ei oska niimoodi nagu peaks nagu hästi sinna professionaalselt, ma räägin omamoodi. Ehk siis vaadake, see 25 vanus on see, et kus nagu kutsikajas saad just kui nagu välja. Sest siis nagu hakkab midagi, lõpeb ära mingi värk. Numeroloogiliselt saab seda siis niimoodi ütelda, nii nagu ma olen öelnud, siis sinu eelmuste elude kogemused aktiviseeruvad ja sul tulevad sealt mingid teatud ülesanded. Heas mõttes. Tead siis tead, kui tead, siis ei tea. Midagi hullu ka sellest ei olnud. Mina ei teadnud nendest midagi. Mina alles nüüd sai mingi paar aastat tagasi teada. Ja siis ka ei uskunud. Mis arvad, et kohe nagu vaatasin, okei, davai, teeme ära. Ei olnud nii. Absoluutselt mitte. Ma aeg-ajalt ikka nüüd ka jooksen siin kokku mingite asjadega ja mõtlen, mis asi see veel on, täitsa pekkis. Et mina ei taha, aga tegelikult tahan küll. No vot, 35 on siis see koht, kus on see keskeakriis. Siis selle noormehega me eile ka vestlesime. Ja tal on mingit keskeakriisi. On ka, on ja ei ole, ma ei tea. Ma ei oska isegi paremini ütelda, ma ei hakka teda kaitsma selles suhtes, aga nagu oli mega huvitav. Sest mina ju näen numbrites, kuidas neid asju teha, mida ta peab tegema. Nii. Aga saate aru, kui on nagu igal pool numbrid karjuvad vaimsuse järgi. Inimene, kes on mees, tegeleb meeste asjadega, mida iganes, üritab seda teist ja kolmandat, väga tegus ja nagu ikka midagi on puudu. Aga tema hinges on hinge missioonis, mis siis sisaldab 3 numbrist. Üks numbritest ütleb kohe konkreetselt välja, et tegele esoteerikaga, vaimsusega, ta-ta-ta. Nii, teate, see esoteerika vaimsus ei tähenda alati seda, et sa pead tegelema tarokaartidega. Esoteerika ei võrdu tarokaardid. Ei üldsegi mitte, absoluutselt mitte, kohe ma ütleksin. Lihtsalt see on selline, et kui te olete nüüd saanud ka kirjaliku analüüsi ja näete, et teil on seal näiteks 9 või 18 ja siis te mõtlete, et esoteerika nagu mind üldse ei tõmba sinna poole. Relax. Vaata selle sõna taha. Tunneta seda, vaata neid ameteid. Ja teate, mul oli eile päeval oli üks hästi lahe kohtumine, nagu mega lahe. Mul oligi eile 2 klienti või 3 klienti, isegi ma täpselt ei mäleta, selle pole üldse tähtsust. Ja see klient oli nii huvitav. Ehk siis teate, miks ma seda nüüd räägin? Arvatavasti keegi teist peab seda kuulma. Teie, kes olete saanud kirjaliku analüüsi. Seal on palju materjali. Olen nõus. Seal läheb pea täiega sassi. Täiega nõus. Mis te arvate, kui ma esimest korda sain, minul oli kõik vene keeles, teatud asjad tõlkisin ära ja teatud asjad sain aru, ei tahtnud aru saada, ei meeldinud mulle see. Seepärast, et praegune mina kohtas päris minaga, kus on kõik lahti kirjutatud. Nii, ma lähen asja juurde. Siis selles sünnikaardis, mis te olete saanud, seal on iga numbri kohta tema võimalikud head pooled, tema võimalikud negatiivsed pooled. Sina ju ise tunnetad ära, mis sul sees on ja võib-olla sul pole üldse mitte midagi sees. Negatiivsetest pooltest on ju. Siis lihtsalt tõmba see maha markeriga, et sa seda mitte kunagi enam ei näeks. Jäta endale sealt see koht, mis on sinu teema. Ja siis hakka sellest tegema koond. Ja see naine siis, kellega me tegime eile siis vestluse, oli see, et ta sai kirjaliku analüüsi, ta sai suhtanalüüsi ja ta ütles, et ta ei saa mitte milleskist aru, talle mitte midagi selles suhtes kohale ei jõua. See kõik tundub nii ilus, aga tegelikult ei ole nii. Ja siis me lihtsalt lammutasime teda numbrite järgi. Mina ju ei tea inimesi, ma näin numbreid. Ja nagu raamatupidi ütleb, numbrid ei valeta, on ju. Siis ega ka numeroloogias numbrid ei valeta. Vähemalt siiamaani pole valetanud. Me nii kaua seda arutasime, vaatasime, kui me välja peilisime. Vot, kui sina oled üks nende seast, kes ka on saanud analüüsi, läbi lugenud, teate, läbi lugemisest ei piisa, see pole mingi lihtsalt juturaamat, mille sa paned kõrvale. See on asi, mida sa peaksid lausa kohustus võtma mitmeid kordi, kui sa iseseisvalt iseendaga hakkama ei saa. See on väga hea kasutusjuhend.
ja selle eilse naisega oli ka üks hästi kihvt lugu, see, et ta oli juba ennast, nüüd ma võin eksida, kui sa juhuslikult vaatad, ma nime kindlasti ei ütle, nii et ära vabista. Ja selle noormehe nime ka kindlasti ütle, ärge vabistage, lihtsalt need näited on selle jaoks, et äkki keegi teist on samas olukorras. Siis tema oli ennast juba human designi kaudu uurinud ja samamoodi ka astroloogia kaudu, kui ma nüüd ei eksi, ma võin mööda panna, aga väga palju oli inimene endaga tööd teinud juba. Noh, olgem ausad, mis ma siin ikka. Kui ma näen inimese numbreid, sünnipäeva, kuud ja aastat, ma saan juba aru, mis tästeed on. Ma saan veel nii hästi aru, aga see asi, mis minu sees on, ma tohutult hoolin. See on, ma ei tea, kas seda oleks vaja välja peilida või mitte. Ma ei tahaks isegi ütelda nagu nimi muretsen. Aga kuna ma armastan seda tööd ja ma tean see töö, seesama, ma isegi ei nimetaks seda tööks. Ma lausa ootan lihtsalt, et ma saan kõik nende asjadega tegeleda. Mis tundub mu elukaaslase jaoks pöörane, aga lihtsalt mulle meeldib. Siis saate aru, selle kõigega ma saan teid lihtsalt lähemale iseendale, kui sa muud moodi ei saa. On igasuguseid neid tehnikaid, vaadake need, ma olen ka enesearengu koolitustel käinud, no liiga kaua, ma ütlen, liiga palju. Aga nii nagu need terapeudid, koolitajad, kõik ütlevad, mentorid, coachid, ega siis enne mitte midagi ei muutu, kui sa iseendaga tööd tegema ei hakka, sest keegi ei saa sinu eest ära teha, mina täpselt samamoodi. Kui te võtate selle kas kirjaliku, suulise, mida iganes, mis analüüsi ja kui sa ikkagi iseendale otsa ei vaata, iseennast ei tunneta, sest mina ei saa vastutust võtta. Sorry. Ma siin pussadan iseendaga. Mis ei pussada? Ma olen kõik väga chill. Ja viimasel ajal, väike saladuskattel, mis paar päeva tagasi kuulasite mu asju, kus ma rääkisin, mis maailmas ma siin hõljun. Ja tänane minu hommik on liikunud sellega, et siis hommikuti, kui ma askeldan ja toimetan oma asjadega, siis ma alati kuulan midagi kasulikku, mis mind harib. Ja ma ikka tihtipeale hüppan väljaspool seda numeroloogia maailma, sellepärast, et oma aju teise infoga kostitada. Need on kõik omavahel seotud. Tuleme siia järve äärde. Ma ei kujuta ette, kui suure töö ma siin selle grillmaja sees tegin. Näete, ja värvisin ära kõik. Nüüd me läheme liiga lähedale minu elule, aga oleme siis siin natukene. Ma tegin siia isegi istumisnurga ja siis mu mees ütles, et äkki peaks ära viskama, keegi siin ei istu. Mõtlesin, et ei viska. Oleme siin, las asjad olla siin. Ma panin siia lihtsalt ühed istumisasjad, aga siin keegi pole veel istunud. Vesi on räigelt tõusnud. No oota, läks mõte mujale praegu. Ma natuke mõtlen. Seda asju ma ei näita selleks, et uhkustada selles suhtes, et kõik inimesed saavad seda, mida nad tahavad, kui nad julgevad lihtsalt uskuda sellesse. Mina mitte kunagi ei osanud isegi unistada sellest, kus ma praegu olen. Nüüd ma enam ei pea näpistama, ka seepärast ma saan aru, et see on minu reaalsus. Nüüd ma lähen selle asja juurde, teate, miks ma veel tahtsin teiega siia tulla. Nüüd ma hüppan jälle, nagu see on normaalne, eks ju. Et ja kui sa oled nüüd esimest korda kanali peal, siis mine vaatama teisi videoid ka. See on selline armastus teie kõigi vastu. Hüplik armastus. Tunded liiguvad üles seal. Tegelikult ainult üles. Okei, tahtsin seda ütelda nende vanuste osas. Ehk siis see, mis ma tähele olen pannud väga paljud, äkki suur enamus, kes esiteks mu kanalil on, ma vaatan seda statistikaid on 40 ja pluss. Ja teate, kui kihvt, väga paljud sellised kliendid, kes nüüd tulevad ka videokohtumiste, siis see vaata on olemas seal üks teenus, ma soovitan seda soojalt. Eriti teie, kes te olete ka saanud analüüsida, siis teil on nagu, et mis asja, nagu ma ei saanud mitte midagi aru, liiga palju on ju kõike, siis ka. Võtta see kohtumine, vaatame su numbrid üle ja vahva on veel see, et kui sul on küsimused kõik üles pandud, millest sa aru ei saanud. Sest ma vaatan siin teistmoodi sealt, ma ei lähe selle kirjaliku analüüsi alusel siin vaatama absoluutselt mitte. Seepärast ma arenen iga päev. Ma näen numbrite taha väga palju. Ma seostan neid asju hästi palju. Ja tegelikult teate, jälle ma ütlen selle sama asja, mis ma olen juba öelnud. Võtke oma kirjalik analüüs lahti. Minge vaadake see karmasõlm, mis seal on. See on minu meelest kõige viimane asi.
mis seal on, siis suguvõsa karma võlg, vaadake läbi. Sinu hingemissioon, need on kõik seal kõige viimased. Minge sinna. Siis hüppake sealt ametitesse. Vaadake ametid üle. Ja siis, kui veel on midagi arusaamatut, hüppa tagasi sinna hingemissiooni. No siis peaks olema nagu finito. Kui sa siis ka veel aru ei saa, siis võta muga kõne. Teate, on väga paljud öelnud mulle, miks ma ei tee seda kalendrisüsteemi, kus saaks endale aja võtta. Mul on väga keeruline see kalendrit teha. Mitte, jälle ma ise manifesteerin praegu seda. Ma ei taha isegi seda teha, ma ütlen teile päriselt seepärast, et mu elu on täpselt selline. Ma teen ilmateate lahti, ma vaatan mingisugune nädal-poolteist ette, ja siis ongi lihtsalt niimoodi, siis ma elangi selle järgi, kui on chill, siis ma teen mingil ajal lihtsalt tööd ja siis mingi aeg lihtsalt askeldan. Eile ma siin näiteks kikkusin oma 2 väikest peenart ära ja vaatasin, et porgand ei olnud välja tulnud. Ohoh, tilli ei olnud välja tulnud. Ohoh. Elukaasaja tahtis täna poodi minna, ma vaatan, kas ma lähen või ei lähe, aga tegin talle nimekirja tilli ja paneme, mis asi seal oli. No seda porksi enam ei pane, aga herned ka kõik välja ei tulnud ja panin nimekirja, et petersel, till ja hernes. Kuidas see hernes tuleb erinevatel aegadel, vahet pole. Vaat, ja siis ma seal chillin niimoodi, mõtlen mitte midagi. Õigemini ma valetan, mul on peaaegu, et alati on kõrvaklapid kõrvas. Ma kuulen. Üks asi veel, mida tahtsin ütelda. Ma tahtsin nii palju asju ütelda, ma vaatan, mis kell on vahepeal. Yes. Et mul on nii vahva külaline täna tulemas. Aga ma ei ütle, kes on, nii et püsige kanalil. Kell 9 on meil kohtumine ja siis me teeme podcasti astroloogia. R-iga hakkab nimi, eesnimi, poiss. Ja võt, temaga teeme täna podcasti. Vaatame, mis vinged sealt kõik looma hakkab. Siis ma kunagi ei tea, mis toimuma hakkab, me kõik usaldame protsessi alati. Mis ma tahtsin ütelda? Mul oli tegelikult nii palju informatsiooni, mis ma tahtsin teiega jagada. Teate, mis ma ütlen teile ühte asja? Kui te olete segaduses, mida te tahaksite teha? Üks kõige kihvtimaid asju, mis tuleb hästi paljude numbrite puhul välja, mis on, ma ei tea, see on lausa vist kogemata. Mul on selline tunne, et minu juurde jõuavad teatud sagedusega inimesed. Mitte ma ei arva, aga nii ongi. Mäletate, vaadake seda videot, vaata, kellel on seal 17 ja 19, kui te aasta kokku liidate. Et mida need tähendavad. Ja nii paljudel on need seal ametite kolmnurgas. No mida see siis tähendab, kallis naine, kallis mees? Ma väga loodan, et ikka 25-aastased ka siia tuleksid. Vaat kirjuta, kas sa oled 25-aastane kuhugi sinna, alla 30. Kommenteeri, et mina olen näiteks või pane pluss. On ju, kui ei taha kommenteerida. Või näiteks mine ema konto alt ja siis pane lihtsalt sinna plussike. Kui natuke põed ka, et ei taha, et su nimi välja tuleb. Osad on. Miks ma seda jälle ütlesin? Selle jaoks, et see tähendab seda. Üldiselt ma ütlen, et kõigile palun unistage või mäletage. Mäletage seda, tuletage meelde, mida te lapsena tahtsite. Sellepärast, et lapsepõlves või lapsena meie alateadvus teab tegelikult, mis me tegema peaksime. Aga me unustame selle ära. Vaadake neid naisi ja mehi, kes hakkavad mingisugune 35 pluss tegema mingit sellist asja, mida teised nende lähedased kukuvad kummuli, et mis asja, lolliks saad peast läinud või? Nalja teed ja sellist asja. Ja siis ta läheb natukene aega ja siis ta täiega nagu saab kuulsaks, tuntuks. Mingi kunstnikuks, kellest mitte keegi kunagi midagi ei teadnud, on ju. Või siis mingi kaardilugejaks, mida iganes. Uskuge endasse, uskuge. Ja ma tean, et see tundub nii naljakas, et kui ma olen enne mingi suur ärimees olnud ja ma olen seda teinud või seda teinud. No vaadake. Kõiki neid suuri tähtsaid ninasid, kes mida on teinud. Uskuge mind, osad juba teevad ka niimoodi, et salajad keegi tegelikult ei teaks, mis on eriti lapsik. Jah, minu meelest. Ühesõnaga, siin elus on veel palju asju, mida mina ka kõik ei tea. Aga ma saan teada, ma tean seda, et ma saan teada. Ja ma kogu aeg lähenen nende asjadele, sellepärast, et ma juba tunnen, et ma olen väga õiges kohas. Kogu aeg lähen lähemale. Ja me ei peagi kõik ette teadma.
siis oli natukene nendest inglite numbrid öeldakse vist niimoodi või? Tegelikult ma ei tea, kuidas midagi öelda või öeldakse, aga kui sa paned tähele mingeid numbreid, mis korduvad ja mulle osad saadavad lausa pilte Messengeri ja esiteks ma ütlen teile seda, mõtle või tuleta meelde, mida sa viimasel ajal oled väga pingsalt mõelnud. Teiseks on see, kui sa näed mingeid numbreid, siis mis sa just praegu hetk tagasi mõtlesid. Ma saan aru, et me oleme oma mõtete ohvrid ja mõtteid on nii palju, aga teate, kuhu tuleks jõuda sinna oma südame juurde. Miks ma rääkisin natuke lapsepõlvest, sellepärast et mitte lapsepõlvest, vaid pigem lapsest, sinu enda sisemine laps. Et mõtle selle peale, mida sinu sisemine laps tähendab. Okei, kui sa ei tea, mida tähendab sisemine laps, siis mõtle selle peale, mida sa lapsena mõtlesid, unistasid. Mõni tahtis lauljaks saada. No eilne see noormehe case oli siis see, kuna tal on hästi palju loovust, esoteerikat, vaimsust, mida iganes, mis tal kõik oli seal sees ja me klapitasime nii kaugele, kui me välja nuputasime, mis asi see olla võiks. Sest see, kus ta praegu töötab, tal enam nagu ei toimi seal. Et elu andis märku, et kõik on kaputt. Mitte kõik, aga sinna kaputi poole läheb. Ja ma ütlesin talle konkreetselt teatud numbritega, millest ta peab loobuma. Need on imelihtsed asjad. Ma olen ise need kõik läbi elanud oma elus. Ja ma sain nii kihvti kirja ühelt naiselt. Mega, sa ei kujuta ette, kui palju sa mu elu muutsid sellega. Meil oli Zoomi vestlusõhtu pühapäeval ja eile ta saatis sõnumi Messengeri, M-tähega hakkab ta nimi. Ma ühegi inimese nime ei ütle välja, eks sa ise tunned ära ennast. Ja ta ütles, et üks selline kuradi keerise harjumus, mida ta oli vist harrastanud, ma ei tea, kas saab ütelda harrastanud, mis oli ta kinni jäänud vist 25-26 aastaks. Ta lihtsalt sai vabaks. Okei, kuigi tegemist oli 2,5 päevaga, aga see on väga suur saavutus. Ja sa ei kujuta ette, naine, mis sa minuga tegid. Ma eile rääkisin eufooriast seda oma elukaaslasele. Jah, eks me keegi ei tea ju, kus kohas mis asjad tulevad ja lähevad ja nii edasi. Kui me muidugi natuke nuputame, siis me saame tegelikult aru küll. Me valetame endale tihti peale. Ja kui te näete, ma liigun ühest ja samas kohas, ma peaaegu maja ees juba. Siis sa olid mulle väga suureks inspiratsiooniks. Olid ja oled ka. Et nii, okei, ja 3 punkti. Nüüd ingli numbritest. Kusjuures teate, juunikuus on tulemas siis koolitus. Mina ei oska ütelda, kas on koolitus, aga ma toon teile siis seda. See koolitus ei ole üldse kuidagi nagu minu nagu seest ei tule see sõna koolitus. Aga lihtsalt see, et ma jagan teiega seda teadmist, kuidas arvutada oma eelmise elusi. Ja kuna eelmise elusi numeroloogias saab vaadata 6 numbrit, siis meie kohtumisel ma annan teile konkreetsed mitte vihjed, aga lihtsalt ütlengi teile, kuidas seda arutada ja siis annan teile ka kohe konkreetselt ette ka, mis asjad need tähendavad, mida tegema pead. Memm tuli ära, vaatame, läks mind otsima. Väga viis, super, see mulle meeldib. No vot, et see, et kui ma nüüd eksi, 29. juuni toimub, see on esmaspäev õhtul ja Fientast leiate ja leiate, kes nüüd saab selle lingi siia pandud, siis pange, kes jõuab enne mind, aga kodulehe peaks ka juba olema. 28 on meil vestlus õhtu Zoomis. Memm tuleb siia nipu, vaadake. Ei tea, kas te näete? Kõik on siin. Ninnu. Tere. Väike kanapere on meil. No tere. Vaadake, kui nupsesti ta naerab. No tere. Nii. Ja ta ootas nii kaua välisukse juures ja nüüd tuli mind otsima. Kohe lähme tuppa. Ja, et vaadake siis sealt Fienta lehelt ja kodulehekülje peal vist äkki on ka juba info olemas, täpselt ei tea. Ja vestlusõhtutel, kes nüüd on olnud, siis te teate, ma panen selle lihtsalt ühe teema sinna. Aga me räägime kõigest. Me räägime nii paljudest asjadest, mida mina kunagi ette ei tea, kuidas see asi läheb. Nii et kui vähegi tunned, et
tahad ka olla üks meist seal ja me lihtsalt läheme voolausest, siis vaatame, mis sellest saab. Ja, aga teemaks on see, et ma tahan natukene teiega rääkida, natukene päris tõsiselt tegelikult seda, mida tähendavad aasta energiad, kuidas neid sättida, kuidas vaadata, kuidas sa täiesti arvutad selle kokku ja nali naljaks ja kõik niimoodi töötab. Vaatan jälle kella, et ma maha ei magaks. Nii, memm on siin, nii nunnu. Nii, ingli numbritega on ka veel see lugu. Ma sain ühe hästi suure tööga hakkama tänu ikka oma väikeste abilistele, kes mul on, kes on pikemalt kanali, siis teavad, kes mu abilised on. Ma olen neile nii tänulik. Ja eelkõige selle, et ma oma pojad valmis olen saanud. Väga lahedad kutid ja läbi nende on need ka minu abilised tulnud. Siiras tänu. Siis ingli numbritega seotud kaardid on tulemas. Ma viin teid kurssi, kui on saadaval ka. Praegu tegelen sellega, et trükkimise asjad on kokkuleppimisel praegu. Ja siis arvatavasti mõtleme välja siis e-poe, kuidas need siis saab. Aga inglimärkidega, numbritega see lugu, kui on number ühtesid palju, siis on see, et kuule, võta jalad sealt tagumiku alt välja, hakkad tegema. Ära passi. Ma hästi kiiresti räägin need asjad. Kõik see, mida sa oled juba mõelnud, siis hakka tegema. Number 2 on see, et kui sa oled ammu mõelnud kellelegi helistada, eriti naistega seotult, ükskõik kas sa oled mees või naine, tee seda. Kui sul on pakutud esinemine, et kuskil sõna võtta või rääkida, siis tee seda. Ka see, et mingid läbirääkimised, mida sa oled pikalt venitanud, tee seda, on number 2. Kui sa näed mitu kahte, siis okei, sellega saad kokku juba liita, mängida igate moodi. Mina tihtipeale näen 22. See tähendab seda minu jaoks alati, et mul on hästi palju ideid videote kohta, mida ma tahan teile ette tuua. Teha siis on ju. Selleks ma alati minu töö näeb selline välja, et ma pean materjali kokku, siis ma vaatan selle läbi ja siis ma toon selle teile ette. Ja 22 on see, et mida sa passid, hakka tegema. Sellepärast, et kui need kõik 4 kahte kokku liita, teeb 8. See tähendab seda, et ma muudan kellegi karmat, sellega muudan oma sissetulekut ja sellega ma muudan ka teie sissetulekut. Seepärast, et nii palju, kui teie enda teadmist arendate läbi selle kanali, kuulete seda, siis te kogu aeg teadlikkus muutub. Teie võimuses on see, et te kogu aeg jõuate nagu level up. See on piiritu. Kui 3 on tavaliselt perekonnaga seotud, et midagi perekonnas, ise teate siis, mis seal on ju. Kas midagi teha, rääkida ja kui te perekonna olemine on selline nagu pikale veninud, selline liiga rahulik, siis tooge ise mingit actionit. Võib-olla lastega on vaja midagi teha. Ja samas, kui sul ei ole sellist perekonda, sa oled üksiks, see viitab sõna otseses mõttes see, et kui sa mõtlesid YouTube'i või kuhugi oma kanalile teha midagi, postituse, parem on see, et kui oma näoga tuled, ma pean mööda vaatama, memm teeb mingit imelikku jalutuskäiku praegu, siis tee see ära, mis sa passid? Jah, tule sealt lapse positsioonist välja, et mis mina olen või kes mina olen, mina ei oska ja ahahaa ja kõik muud asjad, lõpeta ära. Lõpeta valetamine, hakka tegema. 4 on see lugu, et kui sul on vaja olnud midagi ehitada, midagi luua, midagi osta, asukohta vahetada, no mida veel? 4 on hästi kindel asi, see ei ole mingi kummi venitamine, see ei ole mingi mullivärk, see on lihtsalt see, et nüüd. Või sa oled pikas suhtes mingis probleemis, ükskõik töösuhe, kooselu, mida iganes, mida sa oled tahtnud ammu lõpetada, tee see ära. 4 ütleb konkreetselt, aitab, tee ära see, hakka pihta, pane töökindad kätte, võta labidas, kaeva konkreetselt. Ja siis arvutage neid kokku, palju teil seal need asjad on. Alati tuleb mõelda selle peale, mida sa just hetk tagasi mõtlesid või see, et mis sul on päevakorral juba pikemat aega. Siis number 5 on õppimisega seotud, õpetamisega seotud, kui sa neid 5 näed. Mõned näevad 5. Mis siis? Siis 5 on see lugu, et kas see, et kui sul on valida olnud mingi 2-3 koolituse vahel, siis tee see otsus ära lihtsalt, võta see üks ja mine. Sa ei pea kõiki asju teadma veel, kuhu sa lähed, seepärast, et elu näitab sulle. Siis 5 on see lugu ja nagu ma ütlesin, kui sul on pakutud mingi loengut vedada, õpetada ja sa kogu aeg ütled, mis mina, mul ei ole veel kõik valmis, ma täpselt ei tea nagu. Lõpetab valetamine, hakka tegema, mis sa passid, sa oled juba valmis.
kelle jaoks valmis, mille jaoks valmis, sa ise ka seda ju ei tea, mine lihtsalt hakka pihta. 6 on seotud väga palju, 5 on tegelikult teate ka veel liikumisega, mingi uue väljundi otsimisega, täiesti mingi ala vahetamisega, siis ka tee see. Alati tuleb tegevusse minna. 6 on perekonnaga seotud, armastusega seotud, ehk siis see ka, et jälle, ma ei tea miks, aga 6-ga on hästi palju sellised asjad nagu kõrvalsuhted, mingi silmarõõmukene on tulnud, kui sa näed neid 6-si, siis kuula oma südant. Kas valid siis silmarõõmu, võtad selle, jätkad selle püsisuhtes, kus sa oled, eks ju. Alati saab oma suhet siis ka paremale levelile viia. Kui ikkagi tunned, et sa on vaja lõpetada, siis lõpeta, mida sa ootad. Jälle, keda sa kuulad. Me elame iseendaga koos, peaks kuulama iseennast, mis sul on hea. Kui sa tahad arvata seda, et egoismi tasandil, siis tee seda. Mina ütlen, et alati tehke lihtsalt arvustused iseenda vastu. Kuula, kas sa tahad seal enam olla või mitte. 6 on ka see, et kui sa oled seal mõelnud mingisuguseid suguvõsa kokkutulekuid teha või mingeid üritusi, sünnipäevasid, tee seda, mis sa ootad. 7-tega on see lugu, et kui 7 tuleb palju, siis 7-ga on see, et kui sa ikkagi seda püksikummi väga venitad. Memm tuli mind otsima ja paneb must mööda, näete, ja täiega paneb mööda. Ta ei näe, kus ma olen. Tere. tere. 7-tega on see, et lõpeta see venitamine, ütleme niimoodi. 7 peab kohe tulistama, 7 peab tegema. 7 peab lihtsalt tegevusse minema. Ja see on sõna otseses mõttes märk, et kui see on ka kolimisega väga palju seotud, võib-olla see on näiteks, sa peaksid minema ühelt maalt teise, see välismaa, sellega võib-olla väga palju seotud. Õppimistega võib-olla seotud, uurimistega seotud, kõigega, mis on metsas on mingi asi. Jaa, mul hakkab aeg otsa saama. Okei, ma räägin ära veel ka need teised asjad. Ja 7 on alati liikumisega seotud. Ja liikumine mitte selles suhtes füüsiline, see võib olla ka vaimne selline liikumine, kus sa oled väga pikalt nagu stoppama jäänud. 8 on rahaga seotud, karmaga seotud. Vaata oma raha asjad üle, see, mida sa siiamaani teinud oled, kas on õige. Kas sa tunned südamest, et see on õige? Kui sa saad aru, et sa oled nagu väga valel teel, siis tee see muutus. Võta rool enda kätte. Ära lase teistel ennast ruulida kogu aeg. 8-ga on see lugu ka, et võib-olla sul on pakutud mingi kinnisvaratehing või mingisugune raha investeerimise koht. Vaata väga hästi läbi ja kuula oma südant, kas on õige koht ja kui on, siis tee seda. Kõik need numbrid tähendavad selleks, et hakka toimetama. Need lihtsalt iga number näitab erinevat energiat. Ja 8-ga on lihtsalt midagi nagu raha või karmaga seotud. Kas see, et siiamaani, mida sa oled teinud, on vale, sinu hingega ei lähe kokku, sa tunned, et sul on kogu aeg raskuse tunne, töökoha vahetus, mida iganes, siis lihtsalt võtta kätte ja proovi, mis see siis on. See, mis me just rääkisid lapsepõlve unistuste peale, hakka seda vaikselt tegema nagu harrastusena kõrvalt. Mina hakkasin numeroloogiat tegema harrastusena kõrvalt ja sellest tuli minu põhitöökoht. See on üks maailma kõige paremaid otsuseid, mida ma elus olen teinud. Et ette millega see nagu selles suhtes see kõik toimub sellega, et ma hakkasin uskuma iseendasse. Esimest korda ma sain iseendaga tuttavaks. Ma pidin elama selleks, nüüd ma olen 48. Näete, see sama, mis ma rääkisin 45 aastaselt, eks ju, minul siis toimus see lugu. Sinna mahtus palju asju. Hästi palju asju, see ei ole ainult see, et lihtsalt nõks ma hakkasin seda tegema. Seal on lahutusi, üks suhe teise otsa, siis on selline muki-kaka periood ja siis on nutetud aastad. Silmaalused praegugi punased kogu aeg, see on šokolaadi söömisest. Okei, ma lõpetan selle ka mingi hetk ära, aga ma tahan, et ta ise vabalt lahti laseb minust. Ma ei taha midagi pussida elus, ma tahan, et lihtsalt iga asi lihtsalt elab minu sees mingi perioodi ära. Mulle ei meeldi asju teha niimoodi, et ma pean seda tegema. Ja, sest ma saan aru, et see ei toimi. See on ainult lühiajaline. Ja kes näeb 9 palju, siis see on konkreetselt lõpetamise koht. Kõige rohkem siis, kui sa kardad. Ja venitad kummi. Aga see on sõna otseses mõttes selleks, et uus saaks alata, sa pead mingi vana asja lahti laskma. Ja eriti teie, kes olete sündinud 9., 18., 27. Teil on mega palju neid asju. Teie hoiate täiega nagu, kui mina ei tee, siis kes see teeb? Kui mina ei hoia, siis ta. Ja kõige rohkem on just need number 9, 9, 18, 27, kes jäävad sinna lapse positsiooni kinni. Nii nagu te kuulete, ma räägin lapse positsioonist, seepärast, et ma olen kuulanud nüüd Eva Lepikut väga palju ja Carl Jungi.
ja ma arvan, et ma hakkan integreerima seda Carl Jungi ka siia väga palju. Teate, Carl Jung on üldse nagu nii paljude asjade alus. Psühholoogia, numeroloogia, ma ei tea, kas astroloogia ja human disainis ka, aga arvatavasti on. Ma mõtlesin, et kui nii palju viiteid tuleb tema peale, et ma hakkan teda rohkem kuulama, uurima, lugema, integreerima, mis ma räägin, jah, lapse positsioonist, nii paljud on lapse positsioonis. Mina olen olnud kaasa arvatud. Aeg-ajalt tuleb seda trükiviga tihti peale sisse ja ma jälle mõtlen, mis asi see nüüd nagu on? Merike, lõpeta ära. Kõige kihvtim on see, et kui sa märkad seda enda sees, seepärast on pool võitu juba. Nii, 15 minutit ja me saame R-täiega kokku. Püsige kanalil, mis ma ikka oskan ütelda. Memm on tead 15 korda juba kodu ukse taga käinud, ikka sisse ei saa. All right, ma ei näegi ta saba praegu, ma pean kähku vaatama, kus ta on õiges kohas või ei ole. Nii et teie kommenteerige, kui te olete esiteks siis see, mis ma tahtsin hullult teada, kui palju teid on alla 30 aastaseid siin. Jah, nagu ma ütlesin, et siis pange pöial lihtsalt või ristikene või ütle lihtsalt mina olen. Memm on ukse taga. Jess, väga hea. Ja siis jagage kogemusi. Jah, jaga seda, mis vanuses sa oled. Tegelikult on nii palju rääkida, aga nüüd ma pean ära lõpetama. Ma olen jälle 36 minutit teiega olnud. Ja mul on nii hea meel, et olete olemas, seepärast, et teate neid mõtteid, ma ei saa paljudega rääkida. Ja seepärast ma tegingi selle YouTube'i kanali, et ma räägin siin. Seepärast, et mul on selline tunne, et siin on need inimesed, kellega me lähme nii kaugele, kui ma veel ise ka minna ei tea, kuhu me lähme, aga ma usaldan kogu aeg protsessi. Kuule, tšau. Nüüd hakkab kiire. Vahvad päeva teile.